meie kuulajate seas on päris palju inimesi, kes ootavad, et pinge läheks täielikult maha. Ja on isegi avaldatud soovi, et toimuks korralik rämmar põhimõtteliselt siin saates, et me ikkagi alandaksime ennast totaalselt ja mängiksime nagu kõik kaardid maha. Sest et nalja peab ju saama ja et kui ise nalja ei tee, siis kes siis teeb, on ju, et meie ju need oleme, kelle poole pöördutakse, et saada natuke nalja. Nii et mul on siin tekialuses kookonis või selles imelikus telgis, õigemini ilmselt on õigem nimetada, selles telgis, mida ma peaga püsti hoian, mis on ehitatud minu tütre tekist ja minu ja mu kihlatu tekist. Siin ma nüüd avan oma esimese õlu. Nii siis allakäik alaku. Et see eesmärk on selles, et sa hakkad juba jooma kohe, kui me salvestama hakkame, et siis saate lõpuks, kui me hakkame salvestama seda Pinge on maas saadet, et siis juba on nagu siis me oleme juba õiges kohas. Just nimelt, et siis ei ole mitte ainult pinge maas, vaid käpp on ka maas. Ma sulle võin saladuskattel öelda, sest keegi ei kuule praegu, me oleme mõlemad oma tubades ja täiesti maailmast ära lõigatud nagu kord ja kohus vähemalt nendes kahes riigis ikka veel on, nagu, kus meie elame. Et ka mina olen juba ühe õlu täna ära joonud no võt, näed, õhtusöögi kõrvale. Instinktiivselt me juba täna oleme häälestunud vastavalt, sest et me teame, et meil lasub püha kohus oma maine täielikult maha mängida täna. Muidugi, mul tekkis kohe selle rämmari jutu peale küsimus, et kas praegu on nagu rämmarit lubatud teha? Vist nagu ei ole. Kui sa muidugi oma pereliikmetega seda teed, siis on nagu okei, aga vist rohkem. Ma ei tea, Belgias on nüüd see, et sa võid, te võite olla nagu, sa võid omale külalisi kutsuda, ma ei saanudki täpselt aru, et kas sa võid omale 4 inimest külla kutsuda või sa võid 2 inimest külla kutsuda, nii et teid on 4 kokku. Aga sellega on nagu see teema, et need peavad alati olema täpselt samad inimesed. Ja ka nemad tohivad ainult sinu juures käia ja sina tohid ainult nende juures käia, et ehk siis nagu sa laiendad oma seda nii-öelda gruppi, aga ainult täpselt samad inimestega, et põhimõtteliselt saaks üks väikse rämmari teha, aga ma ei tea, kas see juba kuidagi eksib selle rämmari definitsiooni vastu. Ma olen täiesti veendunud, et kuskil keegi kohe esimesel võimalusel korraldas rämmari, kuhu tuli hästi palju inimesi ja kus ainus jook, mida pakuti, oli koroonaõlu. No, keegi pidi selle ära tegema. Ja varsti hakkab jälle haiglasse liikuvate inimeste arv kasvama. See oli väga kohatu nali. Ei no, see on nali selles mõttes, et nii võibki juhtuda, see on lihtsalt nagu see on üks võimalik tulevikustsenaarium nii naljaga kui ka ilma naljata. Aga hästi imelik on olnud poes vaadata alkoholiletis koroonaõlut, sest et nagu see pole kunagi tundunud nii jube kui nüüd. Või no ei olegi kunagi tundunud jube ausalt öeldes koroonaõlu kui selline. Aga kohe, kui see pandeemia algas, siis see tundus nagu mingisugune õel julm nali. Et nagu, et milline nagu terve mõistuse juures olev õlletootja toodab praegusel ajal sellist õlut ja paneb mingisuguse 4 paki kuskile külmikusse hästi nähtavale kohale, et keegi ostaks. No vaata, see ei olnud veel päris vist, see oli üks nädalakke vist enne, kui Belgias lockdown läks lahti. Siis siin oli üks poeg, kes tegi koroonaõllele sooduskampaania. Et seal oli, siin on nagu kaks õlut minu arust, üks on koroona ja teine on nagu siis selline magussurm või selline nii-öelda meeldiv surm. Magussurm? Need on 2 ainsat õllebrändi, mis teil Belgias on? Ei, need lihtsalt on 2 õllebrändi Belgias on mingi lugematu arv õllebrände. Aga see on mingi subtle death, midagi siukest. Subtle death. Ja midagi siukest. Subtiilne surm. Ja oli siis tehtud sooduskampaania, et ostad neid 2 õlut koos saad odavamalt.
okei. No mis oli tol hetkel natuke naljakas isegi. Okei. Kas peaks saatega alustama või? Jah, igatahes. Mina juba alustasin, ma ei tea, mida sa teed. Ma veel ootan. Okei. No aga kuulame siis algusmuusikat ja alustame. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Magus surm. Jah. Tead, mul on veel üks pärmilugu, tahad sa seda kuulda? Igatahes. Ma kartsin, et sa ei räägigi seekord ühtegi pärmilugu. Mul on see nagu nüüd kuidagi nagu eelmisest saatest alates või ütleme niimoodi, et siis pärast eelmist saadet ma taaskord küpsetasin ciabattat. Ja seekord läks nagu kuidagi veel, okei, et nagu kerkimine toimis, aga see pärm, mis seal oli, ta juba nagu see kuiv pärm juba pakis lõhnas kuidagi eriti intensiivselt. Nagu pärmiselt, aga isegi mitte nagu hästi pärmiselt. Ja ma tegin ikkagi nagu selle saia ära, sest mõtlesin, et küll ta nagu tagasi, küll ta ära läheb või küpsetades ikka seda pärmi lõhna külge ei jää, aga see sai, mis ahjust tuli, juba sel hetkel, kui ma ta ahjust välja võtsin, ma saan aru, et siin on ikka nagu see pärmi, seal oli nagu midagi väga imelikku. Ja ta oli nagu nii intensiivselt pärmine. Ma ei usu, et seal midagi nagu halba oli. Ma sõin selle saia ära, aga ta ei olnud kuidagi meeldiv ja oli pigem nagu järjekordne olukord, kus praegu siin keset seda niigi keerulist olukorda pean ma ütlema, et see pärm, mida küll nüüd jälle vahelduseks on poes nagu olemas, aga ta kuidagi meil selle pärmiga kuidagi ei kliki viimasel ajal. Ja see on mul südame peal olnud viimasest, või ütleme, sellest hetkest alates, kui see juhtus, ma teadsin, et ma pean seda ka meie kuulajatega jagama, sest kui juba eelmine kord selliseks saia jutuks läks, et siis nüüd on see tehtud, nüüd ma tunnen ennast kohe kuidagi nagu paremini. Eriti sellepärast, et nüüd eile õhtul ma taaskord küpsetasin saia ja parema pärmiga. See tuli jälle välja, et nagu mul on tunne, et nüüd, kui ma olen saanud seda ka rääkida, on jälle kõik nagu korras. Mulle hästi meeldivad need saia kroonikad, sest et mul on selline tunne, et see on jälle siuke nagu, see on uus teema, mis meie saatest läbi käib. See näitab, et meil on väga mitmekesine teemade valik, me areneme, me otsime pidevalt uusi jututeemasid, et me ei ole nagu kinni mingis ühes nišis või mingis ühes nagu mugavas mülkas. Et minu meelest siuke nagu valmisolek muutuda, vabandust, kui mingi pauk taustal kõlas, sest keegi lõi pauguga ukse kinni millegi pärast. Võib-olla ma olen kedagi pahandanud, ei tea. Igatahes, et selline paindlikkus on ju igasuguse edu alus, mulle tundub, näiteks vaata Nokia ju ka kunagi tegi autokumme, on ju. Ja siis hakkas tegema mobiiltelefone ja siis väga paljud inimesed ei teadnudki, et mingid autokummid ka kunagi Nokia tehastest välja veeresid. Ja nüüd on jällegi väga vähe neid inimesi, kes teavad, et Nokia üldse mingeid telefone teeb. et samamoodi meie saatega, et ega kunagi ei tea, et võib-olla saia teema ongi nüüd meie järgmise 15 aasta põhiteema. Ja meie tulevased kuulajad ei tule selle pealegi, et me kunagi rääkisime, ma ei tea, popkultuurist või kosmosest või millestki sellisest. Jah, popkultuur, pagarid. Mida iganes. Pagaristid. Pagaristid, jah. Pop-pagaristid. See on nagu natuke parem, aga vajab ikka veel tööd. Mina ei ole vahepeal saia küpsetanud ja ei ole, jah, ma olen üldse väga vähe, ma olen teinud hommikusöögiks putru palju vahepeal, aga see ei ole see uudis, mida ma tahtsin jagada. Uudis, mida ma tahtsin jagada, on see, et ma olen brutaliseerumas, Ivo. Okei. Ma ei tea, kas pigem olen nagu rõõmus vist või? Tõsiselt või? Ma ei tea, kuidas see väljendub? Eks oleneb selle. Oota, mind huvitab praegu, et miks su esimene reaktsioon oli, et ma olen rõõmus? Ikka inimesed arenevad, muutuvad, tuleb nagu kaasa elada.
isegi kui nad ütlevad, et nad on brutaliseerumas. Nojah. Sõpra peab toetama nii heas kohas. Väga lahe. Ma ei teadnud, et sa oled nii aktsepteeriv mu suhtes. Aitäh sulle. Oleneb, kui brutaalne sa minu suunal oled. No ma ei saa väga brutaalne olla su suhtes, jah, sa oled, meid eraldavad 100, kui mitte 1000 kilomeetrit. Mitu kilomeetrit meid eraldab? Ma kohe hästi kiiresti Google'ist vaatan. Nii. Sa võid panna näiteks Brightoni raudteejaama otsingusse ja siis mingisuguse koha, mis on sinu läheduses. Brighton Station. Jep. Okei. Jala on see, võt jah, nüüd oleneb, kui ma nagu linnulennul vist ei saa Google'ist nagu väga lihtsalt võtta. Linnulennul ta näitab mulle ainult lennuaegasid, aga jala, kui võtta nagu teekond, mis on nagu siuke natukene kurviga, siis see on 226 miili. Millegipärast Google näitab mulle praegu pikkuseid miilidena. Väga veidi. Oota, 226 miili on ju üsna lühike distants. 363 kilomeetrit. Kui ma hakkaks kõndima, siis ta ütleb mulle, et ma jõuaksin 63 tunniga sinu juurde. Mis on ju täitsa nagu asjalik, kuigi mul on siuke tunne, et üle vee kõndimine nõuaks suuremat pädevust igasuguste imede osas, kui mulle on looduse poolt antud. No mine tea. Aga ja ujumine on vist natukene aeglasem. Sa oled nii leidlik inimene, et küll sa leiad mingisuguse lahenduse. Ma tõesti arvasin, et meid lahutab nagu pikem vahemaa. No võt, siin see Kesk-Euroopas on kõik nii lähedal ju. No ühesõnaga, siis sul on põhjust karta, sest siis mul on ikkagi nagu üsna lihtne jõuda sinuni 63 tundi ja siis brutaliseerunud sõber on ukse taga siin mõne ööpäeva pärast sul keset tööd. Peksan jalaga vastu ust. Sest kui me elasime nii, et mina elasin Belgias ja sina Eestis, siis meid eraldas pea 2000 kilomeetrit. Ja ma kuidagi selle sama häälestuse pealt pakkusin ka nüüd asja, et meie vahel on mitu tuhat kilomeetrit, aga näed siis. Aga igatahes ma tahtsin sellest brutaliseerumisest rääkida seda, et ma kuidagi, ma olen sattunud jälle tööhoogu, nagu mul vahel juhtub. Ja kõik on väga äge ja naudin ja olen rõõmuga nagu asja kallal. Aga mingisugune siuke stress, vaata, tekib ikkagi, või siuke küll nagu siuke, et natuke raske on seda hoogu nagu maha raputada, kui sa viibid selles rattas nagu piisavalt kaua juba, et siis tekib siuke nagu mingisugune siuke ülekuumeneva arvuti nagu siuke olek natukene ja parim viis, kuidas ma olen nüüd püüdnud siin vahepealsel ajal meie eelmise episoodi ja praeguse episoodi vahel seda pinget maha laadida on siis see, et ma hakkasin mängima selliseid nagu peksmismänge. Ahaa, sa oled virtuaalselt brutaliseerumas. Ja, et ma kuidagi siiamaani olen kogu aeg pidanud neid nagu hästi mõttetuteks mängudeks põhimõtteliselt või lapsena ikka mängisin umbes Street Fighterit vahel ja ma ei tea, paar korda sain nagu mõne inimese arvuti peal mängida Mortal Kombatit, on ju, mingit, ma ei tea, kas esimest või teist osa ja sellega nagu asi ongi piirdunud põhimõtteliselt. Vaata, meil on saates käinud Jan Pillav, kes on ju suur mänguarmastaja ja kes kirjutab vahel mängudest ja teeb ka podcasti, kus ta räägib mängudest. Ma ütlen selle nime kindlasti valesti, aga tema podcasti nimi on Kangelane sinus eneses või minus eneses, kuidas see täpselt nüüd oligi. Paneme saate märkmetesse. Igal juhul, et Jan on jubedalt kiitnud võitlusmänge just selle ma ei tea, argumentatsiooniga,
et need on jube head mängud inimesele, kellel ei ole väga nagu aega, kes tahab lihtsalt hüpata mängu sisse ja mängust välja hästi kiirelt, kes tahab lihtsalt kiiret vaheldust või niisugust nagu kiiret, ma ei tea, stimulatsiooni, et sellisel juhul see on nagu niisugune väga, väga mõnus žanr. Aga mind on siiamaani nagu tohutult, ma ei tea, mida vanemaks ma olen saanud, seda õõvastavam on mulle tundunud näiteks kõik, mida ma olen näinud, nagu kõik klipid, mida ma olen näinud uutest Mortal Kombatitest näiteks. Et noh, need on nagu, noh, no need on nagu nii üle võlli jõhkrad, et ma ei ole nagu täpselt enam suutnud nagu seda tehet enda peas ära teha, et mis siis nüüd nagu, kuidas sellest sai meelelahutus nüüd järsku. Samal ajal, kui meil on maailmas reaalselt mingi nagu ISIS ja siuksed asjad. et kui sa nagu nii uudistest näed siukseid asju, siis miks sa tahaksid oma konsooli peal veel nagu või arvutis mängida veel neid samu asju läbi, kus sa, ma ei tea, söövitad mingi augu kellegi keresse ja siis võtad selgroost kinni ja murrad selle pooleks. See on näiteks üks asi, mis nagu on mida saab teha. See on nagu üks sadadest sarnaselt võigastest asjadest, mida on võimalik seal mängus teha. Aga nüüd oma nagu brutaliseerumise perioodil olen avastanud, et ei, miks mitte, nagu, et võib ju proovida. et igatahes minu nagu uurimustöö või selle ekskursiooni tulemus või see järeldus, mis ma olen teinud nüüd, on see, et Mortal Kombat pole nii hull, kui tundub, sest et vaata, me oleme varem rääkinud nagu sellisest nagu äärmuslikust vägivallast või vägivaldsusest mängudes, on ju, et kuidas see on nagu eemale tõukev ja nagu vastik, kui see on liiga realistlik, et Mortal Kombatis mind nagu rahustas maha see, et ma sain tegelikult esimest korda aru, ma arvan, et inimesed on sellest teadlikud olnud nagu 90ndate algusest peale, kui see mängusari üldse loodi, et sarnaselt ütleme nagu Doomiga on Mortal Kombat samuti ikkagi nagu täis fantaasia, selles mõttes, et sa nagu ükski tegelane ei ole nagu inimene otseselt seal mängus ja samamoodi seal käib mingisugune, see on nagu, meenutab tegelikult isegi nagu sellist mingit Marveli universumit või DC universumit, et sul on mingid sellised superkangelased põhimõtteliselt või sellised nagu jumalad ja pooljumalad ja nende mingid jüngrid ja õpilased ja mis iganes ja mingid küborgid ja värgid, et nemad on need, kes seal nagu peksavad üksteist, on ju, ja see kohe tõmbab selle asja kuidagi nagu teeb sellest natuke nagu siukse koomiksi või siukse nagu midagi muud kui lihtsalt mingi realistliku asja. Et see tegi selle mängu jälle nagu lõbusamaks, aga seal on mingi teatav siuke nagu õrn piir ikkagi, kust edasi see mäng nagu võib ka muutuda nagu, see võib nagu ärevust nagu väga palju suurendada ikkagi inimesel ka, kui ta hakkab mõtlema selle peale, mis ta teeb. Ja siis selle leevendamiseks ma hakkasin mängima Super Smash Brothers Ultimate'i. Sest ma mõtlesin, et võib-olla kui mingisugused nunnud roosad pallid ja Yoshi ja Mario ja Princess Peach nagu üksteist peksavad põhimõtteliselt, mis on nagu Nintendo vaste koduvägivallale põhimõtteliselt ju. See üks suur Nintendo pere, kõik peksavad üksteist nii õues kui ka siseruumides ja nii. Aga see on tehtud nii nunnult ja mingid tähekesed sädelevad vahepeal ja taustad vahetuvad ja lahedad asjad juhtuvad ja muusika on vahva, et siis tekib siuke tunne, et see on nagu midagi hoopis muud kui Mortal Kombat, kuigi tegelikult žanr on sama. Ei saagi nüüd täpselt aru, kas sinu enda meelest läks asi rohkem või vähem brutaalseks, sellepärast et jah, et nagu sellised jumalused ja küborgid üksteist peksmas on kindlasti brutaalne, aga samal ajal nagu armsad roosad tegelased üksteist peksmas kõlab nagu võib-olla isegi teatud mõttes veel brutaalsemalt. No mine võta kinni, ma ei tea, see maailm on nii segane, see maailm on nii segane, Ivo. Ja asi läks täna segasemaks minu jaoks hommikul, kui ma läksin tööle stuudiosse ja siis mu kolleeg oli toonud kodust terve hunniku, terve kastitäie neid Funko Pop
kujukesi või siukseid nukukesi, tead sa neid? Ei tea. Need on need suurte peadega tegelased ja neid tegelasi on tehtud nagu mingi umbes nagu, ma ei tea, peaaegu kõigest, mis olemas on või nagu, vähemalt mis puudutab, ma ei tea, popkultuuri või olen näinud. Et igasugused koomiksi tegelased, igasugused filmikangelased, ma ei tea, kuni selleni välja, et David Bowie ja mõned režissöörid nagu, ma ei tea, Guillermo del Toro ja ma ei tea, no väga-väga paljudest tegelastest ja inimestest on tehtud need väiksed kujukesed ja siis mu kolleeg kogub neid. Ja ta nüüd tõi siis tööle ja me paigutasime riiulile Mortal Kombati siukse staartegelase Scorpioni selle pop-kujukese ja see on tehtud siukses nagu, see Scorpion on nagu nii nunnu seal, tal on nagu see pea on siuke hästi suur ja siis tal on siuksed ümmargused silmad ja siis ta nagu üritab olla siuke kuri nagu. Aga ta on siuke hästi kawaii, nii see on nagu, et no tule siia, Scorpion! ja siis sa mõtled, et mida ta on teinud kauem kui paar aastakümmet, ligi 3 aastakümmet, mida ta on teinud mängus nimega Mortal Kombat, kuidas ta viskab mingi konksu inimeste sisse ja tõmbab ketiga neid enda juurde, et neid sodiks peksta, öeldes get over here! Et see maailm on väga-väga segane. See on väga segane, kõik on segamini juba. Kõik on väga segamini. Mul ei olegi mitte midagi muud öelda selle kohta. See on minu brutaliseerumise teekond. Me võime nüüd teemat vahetada, me võime siia panna vahele selle mõnuse tirr. Ei, oot. Ma ikka, mul tuli mõte või noh, selgitus võib-olla selle koha pealt, et mis on rõõmustavat näiteks minu jaoks sinu brutaliseerumises. Nii, et sul on minuga julgem tänaval ringi käia näiteks öösel. Võib-olla võib-olla tõesti ma usun, et see on tõsi, sellepärast, et ma arvan, et kui ma üksi tänaval kõnnin, siis pigem ma tunnen ennast nagu, ütleme, ma ei tunne ennast nii ohutult kui siis, kui ma sinuga kõnniksin, aga kuna praegune olukord eriti, ega siin mingit erilist tõenäosust nüüd ei tule, et me lähiajal hakkame mööda tänavaid koos kõndima. Aga ma tahaks suga mängida. Ma ei ole ikkagi, vaata, me siin rääkisime, äkki see oligi eelmine osa, et nii tore on vaadata seda Nintendo Switchi ekraanile ilmuvat ikooni, et su sõber on ka online ja mängib midagi. Ja väga tihti ma olen mõelnud, et oi kui tore oleks nagu koos mängida, aga pole nagu õieti sellist mängu. Ja nüüd alles hiljuti, äkki see oligi nagu esimest korda eile öösel, kui ma vaatasin, et tuli selline märge, et Jim is playing Super Smash Brothers. Ma ei tea, miks mu see hääldus täna selline on. Ja siis mul isegi tekkis nagu korra siuke nagu tunne, et äkki ma peaks ka endale selle mängu muretsema, et äkki siis me saaksime koos 11 peksta ja siis see oleks võib-olla selline vennastav nagu brutaliseerumine. Äkki see on nagu selline positiivne kogemus. Mortal Kombatit ma muidugi, jällegi minu jaoks nagu see Mortal Kombat on võib-olla natuke liiga groteskne, just nende samade nagu selliste vaheklippide pärast, kus nagu tõesti mingi rusikas tuleb umbes näo lähedale ja siis järsku tuleb mingi röntgeni pilt ja sa näed, kuidas kõik luud murduvad, kui nagu vastu. Et see on nagu natuke matš, aga samal ajal, kui ma saan nagu... See on nagu väga matš. Nagu. Et kui ma saan nagu Marioga Yoshile kõhtu lüüa, et see on nagu okei. See on hoopis teine asi, see on nii nunnu. See on nagu, kes oleks osanud arvata, et nagu vägivald võib nii nunnu olla. Ma juba ootan, et tuleks see crossover ka ära, et nagu Scorpion lõpuks ilmuks ka Smash Brothers mängu. Ma arvan, et siis olekski see nagu see lõplik kõikide kategooriate sulandumine nagu olekski siis nagu tehtud põhimõtteliselt. We've come full circle. Ja. Aga ei, Super Smash Bros, see on hästi veider, nagu ma oma jutu alguses ütlesin, et niikuinii mul pole olnud nagu erilist huvi tegelikult nende nagu peksmismängude osas, on ju, või vastu. Ja nüüd, kui see on tekkinud, siis on hästi veider ka see, et mulle tuli jälle meelde see, kuidas, kui ma esimest korda nägin Super Smash Bros mängu, siis see on üks nendest mängudest, mis näeb nagu täiesti nagu kohutav välja.
minu meelest. See on nagu, see lihtsalt seal ekraanil toimub nii palju, no kui sa vaatad kedagi teist seda mängimas või vaatad mingeid videoid sellest, et nagu lihtsalt mingisugune nagu siblimine, nagu siuke nagu hästi tihe siblimine toimub ekraani peal. Hästi palju eri efekte ja mingi värgid lendavad. Ja need maailmad ei ole nagu teab, mis nagu, ma ei tea, kaunid, on ju, et see on lihtsalt siuke nagu sibru-säbru kõik koos, nagu selles mõttes Mortal Kombat, ma mängin Mortal Kombat X-i, on ju, mis on see eelmine Mortal Kombat, see näeb nagu noh, kõigele muule vaatamata, see näeb nagu hästi hea välja või noh, et kõik need taustad ja nagu, ma ei tea, see, kuidas need võitlejad välja näevad, et kui mõelda selle peale, et milline nägi välja Street Fighter kunagi, kui ma seda lapsena mängisin, või millised olid esimesed Mortal Kombatid, et see on lihtsalt nagu tohutu hüpe, mis on tehtud graafika osas ja noh, jälle tuleb tõdeda. Aga Super Smash Bros on nagu siuke läbu, lihtsalt siuke visuaalne läbu ja kui sa ei ole seda mängu kunagi mänginud ja sa ei saa täpselt aru, et mis seal see point on või mis seal toimub, siis see lihtsalt ärritab põhimõtteliselt, see on lihtsalt siuke nagu, et miks miks on tehtud mingi nii kole närviline asi nagu ja miks see ikka veel kestab ja miks peaks keegi vabatahtlikult nagu endaga seda tegema. Ja see on jah, see on üks nendest mängudest, mille võlu avaneb alles siis, kui hakata seda mängima või vähemalt nii see oli minu puhul. Et see on nagu üllatavalt kaasahaarav ja vahva ja kuidagi see, mismoodi seal kõik need erinevad Nintendo, ma ei tea, maailmad ja frantsiisid nagu sulanduvad ja kuidas nagu mingid tasandid seal, taustad nagu muutuvad, ühesõnaga see kõik on täielik iba inimesele, keda ei huvita Smash Bros või üldse mängud on ju, mida iganes, aga lihtsalt pean ütlema, et see mäng nagu üllatab oma mingite nagu, seal on palju üllatusi, ühesõnaga seal toimub nagu asju, mida nagu sa ei arvaks, et mingis võitlusmängus üldse toimub, mingeid asju, mis on isegi natuke nagu kontekstivälised, aga mis on lihtsalt siuke nagu see mäng külvab mängijaid üle selliste nagu easter eggidega, kui nad armastavad mingeid tegelasi seal mängus või mingeid mänge, millele viidatakse, et seal nagu seal toimub asju, mis on nagu väga-väga lõbusad, nii et see on nagu lihtsalt, see on üdini lõbus mäng, kui minna sinna sisse, nii et jaa, ma oleks valmis sinuga küll nagu kaklema. Ja no selles mõttes, et juba aastast 99, kui ma nägin Fight Clubi esimest korda elus, sai mulle selgeks, et poistel on vaja kakelda vahepeal. See on vajalik, Ivo. Sa jäid väga vaikseks. Ei, ma mõtlesin, et nüüd on teema lõpp. Ma mõtlesin, et sa nagu lihtsalt nagu järsult mõtlesid ümber ja hakkasid mõtlema, et kas üldse tahad seda saadet muga edasi teha. Ei, bail out. Ja sa tegid seda asja, vaata, et sa jäid täiesti paigale ka, et see oli täpselt see, et sa nagu teeskleksid, et nüüd läks internetiühendus ära, aga tegelikult sa lihtsalt ei taha, et ma räägiksin enam suga edasi. Nii oli. Okei, ma olen valmis lõpetama. Sa mainisid vahepeal, et sa tunned, et sa oled üle kuumenenud nagu arvuti. See tuletas mulle meelde kohutavad seigad minu elust. Okei, kohutavad on nagu ilmselge liialdus. Aga ütleme sellised minor inconvenience minu elus viimasel nädalal. Kunagi 5 aastat tagasi ostsin ma endale arvuti. Ma ostsin omale nii-öelda siukse vanakooli arvuti või lauaarvuti, kus kõik komponendid on siukse kasti sees, mis mul tavaliselt on laua all. Ja ma ostsin ta niimoodi, et ma ostsin iga jupi eraldi, põhimõtteliselt siis mitte nüüd nagu iga jupi eraldi, aga sellised suuremad jupid eraldi nagu emaplaat ja graafikakaart ja protsessor ja muud sellised tähtsad jubinad ja panin ise kokku ja olen seda nüüd väga hea meelega 5 aastat kasutanud. Ma tegin seda suuresti ka seetõttu, et ma teadsin, et kui aeg läheb edasi ja kõik need asjad seal hakkavad juba nii-öelda ajale jalgu jääma ja aeglaseks muutuvad, et siis ma saan väga kergesti iga nagu osa sealt välja vahetada ja ongi kohe nagu jälle hea ja tore olla, ei pea nii palju raha kulutama. Ja nüüd 5 aastat hiljem ma juba hakkasingi tundma, et neid asju, mida ma arvutiga tihti teen, et neid oleks parem teha, kui see arvuti oleks veidi võimsam. Ja mõtlesin, et tegelikult hea lihtne, et ma ei pea ju kõike välja vahetama, et mul on vaja ainult uut emaplaati, protsessorit ja mälu.
ja need ma ära ka tellisin ja hakkasin siin vahetama. See kõlab nagu mingi muinasjutt, kui sa seda niimoodi jutustad. Ma väga naudin. Jätka. Okay. Ma siis jätkan. Ja tellisin nad ära ja kohale nad tulid ja siis mul oligi nüüd siuke jälle tore õhtupoolik ees. Mulle tegelikult väga meeldib arvuteid ehitada, kuigi see on nagu me kohe kuuleme, küllaltki stressirikas protsess, aga ühesõnaga uued mänguasjad hakkame arvuteid kokku panema. Ja võtsin kõik need vanad komponendid sealt välja, puhastasin ilusasti ära ja panin uued asjad sisse, emaplaadid ja asjad ja mul oli kuidagi nagu selline mulje jäänud või tunne jäänud, et see protsessor, mis ma ostsin ja kui kedagi huvitab, siis on AMD Ryzen 5 3600. Mul oli nagu mulje jäänud, et see nii-öelda jahutusplokk, mis sellega kaasa tuleb, on piisav selle protsessori jaoks, et see on nagu täiesti okei asi, mida kasutada, kui sa ei kavatse oma arvutit kuidagi üle kiirendada, et ta sobib. Ja olin õnnelik selle üle, et ma jällegi saan raha säästa, ma ei pea ostma eraldi mingit jahutust sellele protsessorile juurde ja ma ei kavatse midagi üle kiirendada. Aga kui ma arvuti tööle panin, esialgu, esimene nagu tunnetus oli hästi positiivne. Arvutil tuli pilt, et mis, kui sa oled nagu korra oma arvuti juppideks võtnud, siis see on nagu esimene asi, mida sa ootad, see on nagu põhiline, et ma ei ole midagi ära lõhkunud, eks ole. Parim asi, mis saab juhtuda, kui sa arvuti tööle paned, on see, et pilt tuleb ette. Täpselt. Ja isegi Windows töötas täiesti normaalselt, nagu midagi ei olekski juhtunud. Kõik toimis super hästi nagu edasi. See ei olekski Windows, nagu see ei olekski üldse Windows, vaid nagu see oleks Windows töötab alati väga hästi. Opsüsteem. Nii, ühesõnaga. Sa ütlesid seda umbes nii, nagu keegi jälgiks sind. Ei no, tasa. Igatahes. Ja siis hakkas pihta selline kerge muretunnemus ees. Sellepärast, et terve selle aja, kui ma olin rõõmustanud, et mu arvuti töötab, olin ma ka nii-öelda kõrvanurgast kuulnud sellist vastikut undamist, sellist nagu natuke nagu keegi kuskil puuriks, siuke vastik undamine. Ja hakkasin uurima ja vaatama, et pagan, et mu arvuti protsessori temperatuurid on ikka kuidagi kõrged ja ventilaator kogu aeg käib ja ketrab ja teeb jube vastikut heli. Ja kui ma olin seda natukene uurinud, siis tundus, et nii ongi ja ma ei saagi midagi teha, et see jahutus sellel protsessoril lihtsalt nii teebki ja ma pean sellega kas leppima, mis oleks kohutavalt tüütu istuda kogu aeg siin arvuti taga, kui ta undab mu kõrval, või siis vahetame selle jahutuse välja ja suure raske südamega siis tellisin omale uue jahuti, mis kenasti kohe kiirelt kohale jõudis. Ja mida ma siis vahetama hakkasin ja nüüd tuleb see koht, kus inimesed, kes on arvuteid nagu parandanud ja ehitanud, et mul on väga kahju nüüd järgnevast, sest see ehmatab teid ära ja tekitab nagu väga halva tunde. Mul on seda isegi halb rääkida. Selle kohta öeldakse trigger warning. Trigger warning, täpselt. Sest kui ma hakkasin eemaldama oma seda vana jahutust selle protsessori küljest ja ma tean, mida esimesed inimesed juba mõtlevad. Nad mõtlevad seda, et Ivo ei võtnud sellelt nii-öelda protsessori jahutilt seal all põhja peal oli kindlasti mingi plastmassist kleeps, et ta ei võtnud seda ära ja see plastmass sulas sinna protsessori külge kinni ja sellepärast midagi ei toiminud. Ei olnud nii. Küll aga, kui ma hakkasin seda jahutust sealt ära võtma, siis ta oli nii kõvasti selle protsessori küljes kinni, et ta nagu ei tahtnud sealt üldse ära tulla. Ja ma olin küll väga ettevaatlik, aga mis juhtus oli see, et ma tõmbasin ja ta tuli ära, aga selle protsessi jooksul ta tõmbas selle protsessori sealt soklist välja. Ja saad aru, ma hoian oma kätt üleval, mu käes on see jahutusplokk ja ma näen seda protsessorit koos nende, ma ei tea, kui palju seal nüüd on neid, ma ei tea, 100 või 1000 väikeseid neid kontaktpunkte seal peal. Ja mul on nagu see moment, kus lihtsalt nagu ma näen oma ajus, kuidas mu pangakonto väheneb. ja see on lihtsalt nagu maailma kõige halvem tunne. Ja muidugi lõpuks ma sain siis selle protsessori sealt jahuti küljest lahti ja panin ta uuesti tagasi sinna soklisse, kus ta pidi olema. Õnnestus see?
õnnestus küll, midagi ei olnud nagu otseselt ära paindunud või katki läinud, nii et kõik läks õnneks hästi. Vähemalt tol hetkel ma sain kõik nagu kokku pandud ja siis oligi lihtsalt ma nagu värisedes nagu vajutasin seda arvuti käima panemisnuppu, et mis nüüd juhtub. Yeah. Aga läks kõik hästi, arvuti on vaikne, uus jahutus töötab, ka protsessor töötab, ma ei pidanud järgmine päev nagu ootama kullerilt uut täpselt sama asja, mida ma just nagu mõned päevad tagasi olen ostnud. Ei olnud midagi metsa keeranud, aga minu sellisest meeldivast arvuti uuendamisprotseduurist ja nokerdamisest tuli ikkagi üks kohutavalt stressirikas protsess. Jällegi, mul on siuke tunne, see on mingi siuke südamelt ärarääkimise saade, et ma alustasin pärmiga ja sina rääkisid, kuidas brutaliseerud ja nüüd jälle ma sain välja elada selle raskuse, mida ma olen jälle kandnud oma südamel pikka aega. Ja see on meie safe space, Ivo. Jaga, mis sul on südamel. Me ei anna hinnanguid. Siin me ei anna hinnanguid, Ivo. Okei. Jaga veel. Seda on väga mis sa veel valesti tegid sel nädalal või eelmisel? Arvuti puhul vist nagu lõpuks saigi kõik nagu korda ja nüüd kõik töötab ja mul on väga vaikne arvuti nüüd. Ma olen isegi täitsa õnnelik, et ma ei jäänud selle nii-öelda protsessoriga kaasa tulnud jahuti peale ja võtsin midagi vähe asjalikumat, aga jah, mis ma veel avastasin selle protsessi juures, et tavaliselt seda jahutuspastat, mis nende komponentide vahele pannakse, et kui sa hakkad oma jahutit vahetama, siis kasutatakse isopropüüli või etanooli või ühesõnaga mingit kanget piiritust, et see maha puhastada sealt pealt mingisuguse lapikesega, aga nagu sa arvata võid, siis praegu nagu vedeliku kujul nagu kanget piiritust saada on üsna keeruline. Keegi ei müü seda, see on igal pool otsas, on ainult mingid keelid ja siis ma lihtsalt selleks, et seda kasutada reaalselt 4 tilka tellisin mingisuguse protsessori jahutuspasta eemaldamise komplekti. Aga ühesõnaga, see jutt oli juba midagi mitte huvitav 20 minutit tagasi. Mu internetiühendusega ja ma ei kuulnud mitte midagi, mida sa ütlesid peale selle, et sa olid oma jutuga jõudnud nüüd mingi uue teemani, kus sa rääkisid, et sul on väga raske olnud saada kanget alkoholi. Kas sa nüüd jälle kuuled? Et sa oled tahtnud nagu piiritust saada, millega pärast aga raske on olnud saada kätte seda. No saate kuulajad said aru sellest. Millest ma ilma jäin vahepeal? Ma arvan, et see ei olegi oluline. Kuulajad teavad. Ma arvan, et on võib-olla parem, kui meie vahele jääbki mõni saladus, mida sa saad hiljem mult välja peksta. Kusjuures see on üleüldse, see on nagu siukse hea toimiva nii romantilise suhte kui ka sõpruse puhul, see on siuke hea, see nagu hoiab nagu teatav intriig, hoiab suhet värskena ikkagi. Et jaa, väga hea, ma hea meelega jätan, püsin teadmatuses ja nuputan oma, et miks see piirituse hankimise mure sul nagu nii akuutne on, et sa seda ka tahtsid pihtida siin. Jagada. Aga mul on hea meel, et sa usaldad mind piisavalt, et sa julged rääkida ka oma piirituse kättesaamise või mitte kättesaamise muredest. Aga see oli selles suhtes huvitav kogemus, et kui see arvuti oli nüüd kokku pandud ja ega ma tegin seda uuendust suuresti lihtsalt sellise nagu üldise elu paranduse tõttu, et ma kasutan oma arvutit väga palju, väga erinevateks asjadeks, vahel ma salvestan muusikat, praegu ma salvestan podcasti, ma töötlen fotosid, vahel ma töötlen videot, ma kirjutan, igasuguseid palju asju ja kõike ma sain nagu varem ka teha, lihtsalt kõik oli nagu natukene liiga aeglane või kõik võttis natuke liiga palju aega, nii et ma ei teinud seda uuendust, et mingit väga spetsiifilist asja teha, mida ma varem ei saanud teha. Ja mida ma olen nüüd avastanud, et kui vanasti oli nagu see arvuti uuendamine selline nagu hetk, kus nii kui sa selle uue arvuti tööle panid, oli sul kohe nagu sadu asju, mida sa varem ei saanud teha, peamiselt mängud, et sa said nüüd mängida nagu nii palju uusi ägedaid mänge.
siis kuna mul ei ole nagu ühtegi mängu hetkel, mis nõuaks mingit meeletult võimast arvutit, siis mul jäi nagu see kogemus täiesti ära, et lihtsalt mu arvuti nüüd jälle töötab, et ma vahepeal nägin hästi palju vaeva ja siis ma rikkusin nagu asjad natukene ära ja ma ei saanud oma arvutit nagu väga hästi kasutada, et asjad läksid nagu hullemaks ja siis ma nägin veel nagu vaeva ja nüüd ta on jälle täpselt nii nagu varem oli, lihtsalt natuke kiirem ja asjalikum. Aga siis vähemasti ma tunnen jälle, et ma olen tulevikuks valmis ja ma tunnen, et nagu tulevik toob asju, mida oodata, milleks valmis olla. Sest ma ei tea, kas sa panid tähele. Me siin just mõned saated tagasi rääkisime või vähemalt mina jällegi kurtsin, nagu see on juba siin tundub nagu tavaks saanud, et ei ole piisavalt häid rulamänge uusi. Et need vanad Tony Hawk Pro Skaterid olid kõige paremad, just need nagu esimesed 3-4 tükki. Ja pärast seda pole nagu midagi nii head tulnud ja neid vanu ei saa ka enam õieti mängida ja justkui taevaväelt ja otse tellituna universumist minuni tuli see nädal teade, et sügisel, septembril, täpselt 4. septembril tuleb taas müügile Tony Hawk's Pro Skater 1 ja 2, seekord siis sellises uuendatud kuuri läbinuna ja hästi ilusate ja vägevatena. Ja ma ütlen ausalt, et ma olen õnnelik. Mul on nii hea meel su pärast. Kohe, kui ma kuulsin seda uudist, ma mõtlesin sinu peale ja siis kohe unustasin sulle teada anda sellest nagu tõeline sõber ikka. Jah, aga vähemalt mõtlesid. Ja see ongi sõprus, vaata, kui on kogu aeg nagu, et ma olen nii palju mõelnud su peale, ma olen nii palju mõelnud, et peaks ikka ühendust võtma ja siis sa ei tee seda. See ongi sõpruse definitsioon. Kipub nii olema küll ja rohkem kui tahaks nagu tunnistada. See on see tõeline sõprus. Aga üleüldiselt mul on viimasel ajal mingisugune, ma ei tea, kas nostalgiast tingituna või sellest nii-öelda pidevalt natukene liigselt lukus olemisest tingituna on tekkinud taas tunne, et tahaks rulaga sõita. Mitte ainult virtuaalselt, mitte et ma siin nüüd propageeriks kuidagi seda, et me oleme mingisugune pöialliiside põlvkond, kes ainult oskab ainult istuda tugitoolis ja arvutimänge mängida. Ei, ma tegelikult tahaks nagu... Põlvkond. Ja see oli mingisugune loll reference. Kas on laialt levinud siuke sotsioloogiline katustermin, kategooria? Sotsioloog on vist nagu natukene palju öeldud, et meil siin Päevalehes kirjutab Jaan Martinson sellest, kuidas e-sport on selline muret tekitav trend ja nimetab mängureid pöialliisideks, aga see on nagu siuke by the by. Et kes paneme selle saate märkmetesse, siis ma saan ka nagu lugeda seda. Ei, kas on nagu mõttetki. Aga ühesõnaga need, kes on lugenud, need said nagu aru. Pöialliisi, et sa nagu oma pöialdega vajutad neid nuppe ja siis... Ja see on sellepärast naljaks, et see on kaval, vaata. Ja võib-olla su nimi ongi Liisi näiteks, kui sa oled mingisugune geimer, kelle nimi on Liisi. Siis see jutt käibki sinu kohta. Näiteks. Kusjuures see oleks päris gamer tag, pöialliisi. Kiirem pöial Põlvas. Ei. Ei? Okei. Ei. see sära nagu kodus ära. Põlva ei ole kõige säravam või? Ma ei tea. Ei no mitte selle koha peal. Põlva ja pöidlad ei käi kokku nagu minu peas. Kiirem pöial Paides. See on nagu midagi Põlval nagu... on muid võlusid. Ei, ma ei tea, kuidagi ei. Kas sellele nimele on nii väga vaja mingit nagu sikest tagline'i või? Okei. Las ta siis jääda. Aga ühesõnaga, et ma nagu tunnen jällegi, et ma tahaks nagu päriselt minna õue ja sõita rulaga ja mitte ainult sõita, vaid teha ka trikke, tuletada meelde seda toredat ja valurikast nooruspõlve, kus ma käisingi reaalselt iga päev väljas rulaga sõitmas ja hüppasin treppidest alla ja üles ja kukkusin hästi palju.
mis võib-olla polnud nagu kõige parem selle asja juures, aga jah, mingi sihuke naljakas tunne, ma avastasin ühe YouTube'i kanali, nagu tänapäeval tavaks on, kus üks päris selline asjalik professionaalne rulasõitja John Hill teeb vist, nagu ma aru saan, nagu igapäevast videoblogi oma rulatamisest. Ja see on kindlasti nagu väga suurt rolli mänginud selle tunde tekkimisel, et tahaks suhteliselt rulaga sõita. Ja siis mul on üks sõber, kellega me kunagi Keilas siis sellises varateismelistena või teismelistena rulaga sõitsime, kes on hakanud ka nüüd hiljuti panema üles selle pilte, kuidas ta Tallinnas rulaga sõidab ja igasuguseid ägedaid trikke teeb, palju ägedamaid, kui ma isegi kunagi tol ajal suutsin teha. Ja nüüd tuleb, nagu välk selgest taevast tuleb veel kas see sama Pro Skateri mäng tuleb nagu tagasi, mis kogu ju meie põlvkonna üldse pani rulaga sõitma. Et ma ei tea, mul on tunne, et toimub mingisugune tähtede joondumine praegu. Isegi nii palju, et ma läksin sellise toreda poe nagu Surfhouse koduleheküljele, mis oli pood, kust ma oma esimese rula ostsin. Ja vaatasin, kui palju rula tänapäeval nagu maksab, et kui ma teeksin samamoodi nagu tol ajal jällegi ostad kõik jupid ja paned ise kokku nagu arvuti puhul, nagu ikka asjadega peab tegema. Et kui kallis see rula oleks, sest ma mäletan, et kui mina noor olin, siis see oli umbes 1000 krooni, see oli väga kallis. Aga käisid suvel tööl ja sai hakkama. Aga siis ma nagu panin selle komplekti kokku ja vaatasin, see hind oli 200 eurot umbes. Jah, see kõlab täitsa õigesti, jaa. Ja siis mul kadus nagu see tahtmine ära. Ja. Siis mõtlesin, et jah, et nagu tore oleks nagu nooruspõlve võib-olla niimoodi nagu taas elada, aga 200 krooni või eurot on ikka väga palju raha. Ja sinna see jäigi. Ma oleks tahtnud, et sellel lool oleks ka olnud mingisugusem selline kuidagi väärtuslikum või see lõpp oli kuidagi antiklimaatiline, ma saan aru. Aga Tony Hawk Pro Skater tuleb sügisel, nii et kõik on nagu ikka okei. Jaa, see on see hõbedane äär sellel pilvekesel. See on imelik, et sa just praegu siis selle rula teemaga tulid niimoodi, sest et mu elukaaslane Gea hakkas nüüd täiesti tühja koha pealt järsku tahtma rula. Päriselt nagu mingi ta umbes 2 päeva tagasi. Ja midagi on väga nagu, et ta umbes mingi üleeile tellis endale rula. Ta kohe nagu longboardi. Nagu tellis omale rula ja see tuleb teie koju. Ta ei ole seda veel kätte saanud, aga ta tellis endale rula, sest nüüd vaikselt võib juba õues ringi käia või lubatakse käia parkides ja nii. Ja siis ta tundis, et võib-olla oleks nagu rulaga äge ringi liikuda ja siis konsulteerisime palju Hennoga, kes teab ruladest 1,2 ja kellel pole au tunda Hennot, siis nad saavad Hennot kuulata podcastist Ei saa aru. Paneme saate märkmetesse lingi. Ja tervitused siinkohal Ei saa aru poistele. Ja Hennoga ka rääkisime ruladest natukene ja sellest, et kas rulal, kas eelistada akuga rulat või ilma akuta ja mis seal vahe on ja nii edasi ja Gea küsis küsimusi ja nii. Ja siis lõpuks otsustas siukse nagu ilma aku ja mootorita longboardi kasuks, et alustuseks nagu saada nagu maitse suhu, et kas üldse sobib. Ja eks oht on, et kui ta sellega hakkab siin nagu ringi sõitma, et siis tekib ka mul see saada endale rula, sest et see on üks nendest täitumata unistustest, mille
täitumise nimel ma pole ka ühtegi sammu astunud elu sees, aga mis on sellele vaatamata olnud nagu täitsa päris unistus, ongi olnud just nimelt see unistus sellest, et ma oskaks rulaga mitte ainult nagu sõita, vaid oskaks lausa teha trikke. Et ma kuidagi üks minu sellistest nagu kestvamatest fantaasiatest läbi aegade on see, kuidas ma mingil põhjusel elan LA-s ja olen seal mingis rulapargis ja lihtsalt rulatan seal päikseloojangu ajal, samal ajal kui mingi siuke mahe soe tuul paitab mu palet ja põski ja palmid õõtsuvad vaikselt tuules. Et ma ei tea, jah. Vaata näiteks, kas sa oled näinud ansambli Air videot All I Need? Ei ole vist. Võib-olla olen, aga olen ära unustanud. Ja paneme sellega saate märkmetesse, et seal on näiteks seda mõnusat rula vaibi, mis hästi selgelt kuidagi väljendab seda sama tunnet, mida ma tunnen, kui ma mõtlen rulatamise peale. Ja mul kunagi oli see süke primitiivne need olid vist Eestis, ma ei tea, kas need olid Eestis toodetud rulad, aga vaata, kui me olime lapsed, siis olid süksed rulad, mille peale oli kirjutatud rula. Kas sa rulasid mäletad? Kusjuures ei mäleta. Millal olid veel, vaata need nagu, et sellel oli ka pidur näiteks sellel rulal, et nagu selle rula tagumise ääre all oli, sinna külge oli kruvitud siuke kummist selline nagu ristkülikukujuline nagu ümarate nagu servadega siuke või ümarate nurkadega siuke jublakas ja siuke tükk kummi põhimõtteliselt. Ja siis oligi nii, et kui sa nagu selle tagumise noka nagu surusid vastu maad, et siis sa said pidurdada oma rulaga. Kuidas sa ei mäleta neid rulasid? Need olid no, oli aeg, kus need olidki ainsad rulad, mida oli võimalik osta poest. Või peaaegu, et ainsad, või need olid nagu need põhilised ja kõigil lastel minu rajoonis vähemalt, et kui neil oli rula, siis oli see rula. Ja siis natuke aega hiljem ilmusid sellised poed nagu, ma ei tea, Ski and Surf House ja samalaadsed kohad, kust sai siis juba hankida neid sükseid nagu trikirulasid, vaata, millega nagu filmides ja videotes ja Tony Hawk'i mängus inimesed rulatasid. Et selle nagu korraliku trikirula peale ma nagu ei jõudnudki või mul paaril sõbral olid sellised rulad, aga ma nagu ise kunagi ei hankinud endale sellist ja ei saanud ka kunagi selgeks nagu ei hüppeid ega midagi muud. Aga sina, ma saan aru, oskad ikkagi teha trikke ja värki ka ju natukene. Kas nüüd praegu oskaks, see on nagu omaette küsimus, aga siuke umbes aasta 2003, 2000 algus, et siis ikka jaa, käisime rulaparkides ja ma oskasin vähemasti ma oskasin teha kickflippi ja heelflippi, mitte küll need nagu suurepäraselt hästi, aga vist isegi paar korda juhtus, et ma sain nagu trepist alla hüpatud mingi flipiga. Ja mis siis sai? Ja kui sa koomast ärkasid, siis mis oli esimene asi, mida sa ütlesid oma nutvale emale? See on nagu omaette lugu veel, aga ja mitte koomast, vaid tuimestuselt. Aga ei, ma siin ikka mõtlen nagu seda, et ma maandusin need trikid niimoodi nagu väärikalt. Siin neid lugusid on muidugi palju, võib kohe alustada sellest emast ja nutususest. Esimene aasta, kui ma üldse rulaga sõitma hakkasin, see oli kuidagi nii, et mu parim sõber Indrek, ma ei tea, kas Indrek meid kuulab, kui sa kuulad, tere Indrek, pole ammu rääkinud. Mu parim sõber Indrek tol ajal sai rula või ostis rula ja minul veel tol hetkel ei olnud, aga me koos käisime nagu sõitmas selle rulaga, ta oli väga tore, ta nagu jagas oma rula minuga. Ja siis me nagu ei osanud õieti väga palju sellega midagi teha, aga vaikselt nagu hakkas julgus tekkima, üks hetk siis Keila Männiku
Männiku seal pargis või lauluväljaku ümber ma siis hästi kiiresti kimasin sellega, sõitsin mingisugusele kivikesele otsa ja kukkusin, noh siis ma ei osanud nagu õieti kukkuda ka ja panin käed niimoodi otse enda ette ja kukkusin nagu käte peale ja edasi sealt veel ka näo peale. Näoga ei juhtunud õnneks midagi. Ja ma arvasin, et vast kätega ka midagi väga hullu ei juhtunud, ma läksin koju, mul käed õudselt valutasid, ma hakkasin nutma, ema esialgu oli natukene pahane, et mis nagu, miks sa nüüd siis nii tegid, aga siis me kõik nagu seal olime nagu natukene nagu rahulikumad, et ilmselt nagu midagi hullu ei juhtunud. See oli reedene päev, ma vaatasin seal telekat veel ja järgmine päev laupäeval läksid nagu käed natukene paiste ja pühapäeval ka nagu paistetus alla ei läinud ja kui esmaspäeva hommikul ka paistetus alla ei läinud, siis me mõtlesime, et lähme korra igaks juhuks röntgenisse, et vaatame järgi, et äkki on mingi mõra või midagi. Ja tuli välja, et mul olid mõlemad randmeluud murtud, mõlemal käel. See oli minu esimene siis rulatamise hooaja lõpp. Okei. Oota, kui vana sa olid? Tead, see oli aasta, ma pakun umbkaudu, et see oli aasta mingi 2000 või 2001. Umbes sinna kanti. Ehk siis ma olin mingi 13 või 14. Ja murtsin oma mõlemad randmeluud. See oli selles suhtes nagu ilgelt tüütu, et ma siis olingi nagu suvel põhimõtteliselt niimoodi kips siis algas nagu käelabast kuni siis peaaegu siia küünarnuki, ta oli nagu küünarnukist ülespoole, ta oli nagu õla alla tuli. Mõlemal käel. Ja kõige naljakam selle juures on veel see, et täpselt 6 aega hiljem, samal päeval, kusjuures nagu 6 aega hiljem, minul oli just võetud 1 käe kips ära, teisele käele veel lühike kips jäeti. Tuli mulle telefonikõne, et see mu sama sõber, kelle rulaga ma kukkusin, oli Tartus rulapargis kukkunud oma jalaluu pooleks. Ja siis meil on kuskil mingi pilt sellest, kuidas siis me hoiame seda rula käes ja minul on randmeluu ja ranne kinni kipsis ja temal on jalg kinni kipsis ja temal läks nagu palju nukramalt, et tal tõesti oli 2 kuud vist jalg kipsis. Ja see oli meie esimene aasta, aga sealt edasi tuleb veel terve hulk selliseid väga, väga lõbusaid lugusid, mis väga tihti keerlesid selle ümber, et teistel on valus vaadata, kuidas sa rulaga sõidad, sest kui sa nüüd nagu esimene aasta möödas, vaikselt õpid kukkuma, siis ise sa enam sellest nagu midagi väga hullu ei juhtu, vahel mõni kukkumine läheb nagu väga halvasti ja sa oled näiteks mingi nädal aega on selg valus või mida iganes. Aga enamasti sa suudad nagu sellest kuidagi välja rullida ja uuesti seda sama trekki proovida ja mul oli neid olukordi küll, kus ütleme kõrval seisvad, näiteks mingid kõrval mängisid mingid kaks noort neidu mängisid korvpalli ja mingi hetk lihtsalt vihastasid meie peale, et kuule lõpetage ära, valus on vaadata, et palun minge ära siit. Ja muidugi ka korduvalt juhtus mul seda, kuidas ma siis püüdsin mõnele klassiõele nagu muljet avaldada oma rulasõiduga. Ja siis kukkusin nagu väga tugevalt perseli seda tehes, et see oli nagu siuke väga, väga tüüpiline olukord tol ajal, aga ei, selles suhtes nagu see isegi juba seda rääkides tekib siuke teatav heldimus, et tahaks nagu veel teha, sest see oli hoolimata sellest, et jah, seal oli nagu see valus pool ja see mind võib-olla kõige rohkem hirmutabki selle juures, et ma olen nüüd juba üle 30 aasta vana ja juba siis, kui ma olin 15, ma lõhkusin oma selja ilmselt nii ära, et need valud mul siiamaani tulevad nagu ette. Et nüüd, kui ma nagu uuesti hakkaks, et siis ma rikuks asjad veel nagu veel eriti ära. Aga samas nagu teine pool minust, esiteks on nagu üks pool minust, kes ütleb, et kuule, osta lihtsalt omale see cruiser skateboard, et sõida lihtsalt rahulikult mööda linna ringi, ära hakka nagu kekkama seal nagu ringi. See ongi sisuliselt sama, mis longboard. Jah, ütleme jah, et longboard on siis nagu pikk cruiserboard, et cruiserboardid on sellised nagu lühemad, aga ka mõeldud nagu pigem tänavasõiduks, et nad on mõeldud selleks, et sa kasutad neid transpordivahendina, nad on pehmemate, suuremate ratastega
ja nad on raskemad, nendega ei ole nagu trikke nii lihtne teha. Aga teine pool minust ütleb, et nagu ilgelt äge oleks samas jälle uuesti õppida selleks, kuidas kickflipi teha, vaata. Ja. Muidugi. Et no ma ei tea. Mulle praegu meenub, et ja see võib olla mingisugune nagu võltsmälestus, aga mulle meenub just, kui ma oleksin näinud mingisugust intervjuud Tony Hawkiga, kus ta rääkis, et mingil hetkel ta kukkus nii pahasti mingit rulatrikki harjutades, et tal vist kadus meelemärkus ära ja siis, kui ta ärkas, kui ta jälle nagu meelemärkusele tuli, siis tal polnud enam ühtegi hammast suus. Ma ei oska kommenteerida. Tony Hawki puhul nagu ma oleks natukene nagu pigem üllatunud, et tal päris nii läks. Ma ei tea, me peame... Arvestades, kui vana ta on ja vaadates teda nagu täna, ta näeb ikka nagu ülihea välja, ta üldse ei näe välja selline, nagu ta oleks nagu viimased 30 aastat ennast vastu nagu ma ei tea, skateparke loopinud. Oota. Ärme loo siia maailma müra juurde, ärme tekita nagu libauudiseid juurde. Guugeldame nüüd kohe. Mis otsingu sõna on? Did Tony Hawk lose all his teeth? Nii, Tony Hawk. Kas me guugeldame samal ajal praegu, või? Mina ei guugelda, ma panen DuckDuckGo'sse ja ma olen natuke pettunud, sest esimene vaste mingi Charlie Sheen, Jim Carrey ja Amy Winehouse Toothless something. See ei kõla nagu õige. Nii, oota, mina leidsin mingi uudise, kohe esimese tulemusena tuli Daily Maili artikkel Tony Hawk loses his front tooth in skateboarding stunt. Front tooth nagu kõlab loogiliselt. Aga kes siis kõik hambad kaotas? Kõik hambad kaotada üldse on väga keeruline. Mulle meeldib. Isegi rulata. Oota, ei, minu arust, okei. Ma ei tea. Küll aga see sinu lugu tõi mulle meelde ühe teise väga nagu legendaarse rulataja on nagu võib-olla isegi nagu mitte päris see sõna, mida ma otsin, aga siis ütleme selle rulamaailmas võib-olla olulise või märgilise inimese nimega Steve-O. Kas sa mäletad Steve-O'd? Mul Steve-O'ga seoses lihtsalt ääremärkusena, enne kui sa edasi lähed oma Steve-O looga, ma tahtsin mainida, et inimestele, kes tunnevad Steve-O'd ainult Jackassi kaudu, mis on ilmselt, ma ei tea, suurem enamus inimestest, kes teavad midagi Steve-O'st. Ma arvan, arvestades meie kuulajate vanuselist jaotust, siis ma arvan, et sa ülehindad seda inimeste hulka, kes üldse teavad, kes Steve-O on. No okei, võib-olla, ja igal juhul see, ma räägin siis praegu otse selle vähemusega, selle vananeva vähemusega, kes teab, mis asi on Jackass ja kes on Steve-O, et mina üllatusin täiega siis, kui ma kuulasin Mark Maroni podcasti WTF, kus Steve-O oli külaliseks ja nad rääkisid kõigest Jackassist, Steve-O lapsepõlvest, elust, see on siuke, ma ei tea, ligi 2-tunnine episood ja see oli suur üllatus mulle, kui huvitav inimene on Steve-O, sest et Jackassi vaadates jääb mulje, et ta on nagu kõige idiootsem inimene üldse, selles pundis vähemalt, või et ta on kuidagi lihtsalt siuke nagu mingi marutõbine segane põhimõtteliselt, kes nagu muud ei taha, kui lihtsalt umbes, ma ei tea, panna oma nibud põlema ja hüpata maja katuselt alla, olles kaetud, ma ei tea, mee ja mesilastega, mis iganes on ju, et ühesõnaga, ma otsin selle episoodi üles ja panen selle ka saate märkmetesse, et ma soovitan soojalt inimestele, kes arvavad, et Steve-O ei ole lahe ja intelligentne ja põnev inimene. Aga jätka. Jah, ütleme, mulle lihtsalt tuli nagu meelde selle sinu Tony Hawki looga, kuidas mingi 6 aega tagasi Steve-O
oma YouTube'i kontole pani üles sellise video, et nagu The Untold Story of Steve-O's Skateboarding Career ja ma ei jälgi Steve-O'd YouTube'is. Tal on hästi palju igast lolli sisu siin, nagu võib ka ette kujutada ja ausalt öeldes ajad, mil Jackassi laadne huumor mulle huvi pakkus, on tänaseks juba miski pärast selja taga. Aga see video, kuna ma olin juba siin kuu aega olen neid erinevaid rulavideosid niimoodi otsinud ja vaadanud, siis see tuli mulle nende soovitatud videode sekka ja see oli ka sellise üks siuke lugu, kus ta rääkis lihtsalt sellest, kuidas tal on jäänud nagu oma nooruspõlvest üks trikk, mis tol hetkel, kui ta seda nagu üritas, tegi talle nii haiget, ta nagu kukkus eriti nagu tugevalt seal ja see oli jube paha ja ta ei ole suutnud seda trikki ikka veel ära teha ja tal on nagu elu jooksul see rulatamine nagu tulnud ja läinud ja ta on nagu väga erinevaid suhteid sellega omanud läbi erinevate aegade oma elus, sest tal oli ka, ütleme, narkootikumidega tõsiseid probleeme ja ta käis kuidas see siis on, loobumiskliinik või rehab või kus need kõik on ja kuidas see rulatamine ta elus siis on võõrutusravil. Võõrutusravil, jah. Et kuidas see rulatamine siis ta elus nagu vahepeal jälle läinud ja tagasi tulnud ja siis selle videoga nagu sisu on see, et siis ta nagu selle video lõpuks tegi selle triki ära nüüd siis hilisemas elus. Ja see ka jällegi minus seda rulatamise isu tõstis, sest Steve-O, jah, minu jaoks on ta ka pigem see loll tüüp Jackassist, aga ta nagu on väga selge märk või väga selge tegelane selles ajastus, mil mina rulaga sõitsin, mil kogu see teema oli relevantne, sest see ei olnud mitte ainult see, et sa käid rulaga sõitmas, see oli muusika, mingi hunnik bände, kes tegi siis siukest nagu skaterite punki või ma ei tea, kuidas sa seda nagu täpsemalt kutsud. Ja see oli see Tony Hawk'i mäng, mis jällegi mille soundtrack oli täis sellist muusikat, see oli väga oluline osa sellest mängust, oli ju see soundtrack ja see oli see Jackass koos nende lollakate asjadega ja ma ei tea, seal oli neid nii-öelda ajastut kirjeldavat või selgitavat nagu poolt. Ma ei tea, minu jaoks see kontekst on nagu nii palju laiem või kuidagi, need on need kohad, kus ma käisin, ma ei tea, need kohad Keilas, kus me peamiselt sõitmas käisime, mingisugune Brotteni hoone ja Harju Elektri mingi kontorihoone ja vana politseimaja ja linnavalitsus, mille all me sõitsime ja Pääsküla skatepark ja need on nagu mingid väga spetsiifilised kohad ja mälestused ja asjad ja kõik see nagu kontekst ja kõik see nagu, see mälestus tuleb nagu nii tugevalt tagasi, et see on see pool, miks minu jaoks, kui tuleb siuke uudis nagu, et Tony Hawk'i mängud tulevad nagu taas tagasi koos selle sama muusikaga ja vähemalt seekord siis ma väga loodan, sest nad räägivad sellest väga palju, et kui ma ka siin mõned saated tagasi rääkisin, et see Tony Hawk's Pro Skater HD, mis pidi olema siis see esimeste mängude nagu taasloomine uue graafika ja mängumootoriga, see oli väga suur pettumus, sest see mäng ei mänginud, sa ei saanud neid tegelasi juhtida nii nagu sel ajal, kui ta algus välja tuli, ta oli palju kohmakam ja palju kehvem mäng, siis praegu nad räägivad, et nad väga palju panevad rõhku sellele, et see mäng tunduks täpselt samamoodi nagu need esialgsed mängud, lihtsalt modernsem, lihtsalt kenam. Nii et see nagu kõik toob mulle tagasi jube palju selliseid väga positiivseid tundeid ja väga palju nostalgiat ja seetõttu ma isegi ütlen reaalselt, mul on natuke kade meel sinu kihlatu suunas, et ta hakkab varsti rulaga mööda Brighton Hove'i ringi sõitma ja rullima ja ilmselt siis sina tema järel, sest no kuule, kuidas sa siis nii saad, et sina siis ei sõida seal kõrval rulaga, muidugi, ka sina pead siis hakkama, ma eeldan, et ma varsti näen videosid, kuidas sa juba oma esimesest trepist alla hüppad. Ja ilmselt siis ka varsti videosid, kuidas sa oma esimese kipsi saad käe peale. Jah, absoluutselt. Saan hakata kuulsuste autogramme koguma sinna kipsi peale. Jah. Muide, Nick Cave pidi elama nagu samas
ta elab kuskil siin ta elab väidetavalt. Sa ei ütle midagi selle peale. Kas sa tahad näiteks tema autogrammi? jah, umbes nii jah, saaks seda vestlust jätkata. Et jaa, miks mitte? Et kui see peaks juhtuma, et ma selle kipsiga ringi käin ja näiteks poes Nick Cave'i näen, et siis ma küsiks talt autogrammi sinna kipsi peale. Siin linnakeses on niimoodi, et siin saab nagu alla mäge sõita hästi pikalt. Või no tegelikult ei saa, see on ohtlik, sest see tee, see on autotee peamiselt ja jalakäijad peavad vahepeal peatuma ja ootama rohelist tuld. Aga sisuliselt see linn on ehitatud niimoodi sellisele kallakule osaliselt, mis siis lõpeb merega, nii et võib-olla öösel saab siis võtta selle longboardi ja lihtsalt sõita niimoodi otsejoones pikalt alla otse merre näiteks. Et see on ka üks võimalus. Vahepeal leidsin ikkagi ka mingi tweedi Tony Hawkilt, kus ta ütleb, et näed, et see on pilt aastast 82, ta on siin teismeline ja siis tekst on juures, et showing off my new teeth in 1982, sulgudes they didn't last long. Midagi seal oli. Midagi tal juhtus nende hammastega. Minu meelest ei ole otseselt ka üllatav ei ole. Aga kas tal nüüd kõik hambad tõesti on kadunud? On omaette küsimus. Tead, peaks vist üle minema Pingemaa saate peale, sellepärast, et mu telefon ütles mulle just, et mul on veel 10% akut alles ja kui me siin veel kaua heietame, siis ei tule sellest väga midagi enam välja. Või okei, ma ütlen, meie heietame ka, reaalselt mina heietan, eks ole. Ja. Ei, eks me vaheldumisi. Nojah, kui niimoodi nagu olude sunnil nüüd siis niimoodi haledalt lõpetame selle episoodi, sest akud hakkavad tühjaks saama, mis on nagu eriti mage põhjus, et lõpetada, on ju. Ma ütleks, et üks pool sellel on ka muidugi see, et selleks, et oma telefoni sinuga rääkimiseks kasutada, pean ma siia ühendama kõrvaklapid ja üks hetk selline firma nagu Apple otsustas, et nende telefonidel ongi vaja ainult ühte sihukest auku, kuhu need klapid panna ja kui sa tahad seda telefoni samal ajal ka laadida, siis ega sul nagu palju üle neid variante ei jää, nii et Ja selles mõttes, et jällegi, et rääkides klimaatilisusest, see ei ole õige sõna. Ei ole või? Ma ei tea, see ei kõla õigesti. Antikliimaks. Jah, rääkides sellest, et nagu hashtag antikliimaks on nagu iseloomustab hästi meie saatesarja. Et siis ma olen mõelnud, et ma tahaks nagu meie nagu saate kvaliteedi tõstmise nimel hankida endale seda jagajat, jubinat arvutile, mille abil ma saaksin oma Apple'i läpakat siis laadida ja samal ajal ka nagu saata voolu sinna eelvõimendisse, on ju. Aga siis ma läksin Apple'i lehele, see on nüüd see rubriik vaesus, see on rubriigis vaesus, et vaatasin, et palju need jagajad ka maksavad tänapäeval siis ja nägin, et see jubin, mida mul oleks vaja, maksab 75 naela, mis tundub lihtsalt nagu, saad aru, ma ei saa sinna kandi. jah, ma ei saa teha seda, saad aru, ma ei saa osta mingit kuradi juhet 75 naela, ma ei saa seda teha. Ja see ei ole isegi siuke juhe, mis nagu paneks mu arvutit tegema mingisuguseid nagu uusi seninägematuid asju. See lihtsalt võimaldab mul teha samu asju, mida ma tegelikult niikuinii saan teha, seda aru, aga siis see lihtsalt võimaldab teha neid asju nagu samaaegselt, mis on idiootne, sest et kogu aeg on inimesed saanud teha neid asju samaaegselt, vähemalt nii kaua, kui arvutid on olnud olemas nagu inimeste kodudes,
et lihtsalt see viimatine areng, ühesõnaga ma sain nüüd selle ka nagu oma südamelt ära räägitud, et ma ei tea, lihtsalt ei. Et ma parem hoian seda raha selleks, et osta endale Tony Hawk'i uued mängud septembris. Mis on kindlasti mõistlikum kulutus niikuinii. Ega see meie saate kvaliteet nüüd nii palju tõstmist ka sellest ei me oleme juba nii kõrgel, kuhu meid enam tõsta. Jaa, absoluutselt. Täpselt nii. Aga siis kohtume, ma ei tea, siis seal riietusruumis nii-öelda, nagu matš on läbi. Matš on läbi. See olid väga üllatunud, kui ma ütlesin riietusruumis. Nüüd tuleb see locker room talk, vaata, millega inimesed palju jama endale kaela tõmbavad, kui nad võimupositsioonile satuvad ja keegi on diktofoni peale salvestanud nende meeste juttu, roppu meeste juttu riietusruumist. No õnneks meie jutt jääb ainult nende vahele, kes on otsustanud meid Patreonis toetada, kui ka teie tahate nende sekka saada ja siis kuulata, mida sinna diktofonile jäi ja millist jama me endale kaela igakordselt toome, siis vaadake patreon.com/popkulturistid ja äkki on põnev. Vaata, see ongi nagu, et kunagi ei tea, äkki ei ole muidugi, see on tõenäoline, aga kui te olete seda saadet juba nii kaugele kuulanud, hoolimata sellest, mida me rääkinud oleme, siis ma pigem arvan, et see on teile põnev. Ja alternatiivne lahendus, nagu kuidas oleks võinud seda teemat lõpetada, oleks olnud see, et ei pea kartma selle ropu meeste jutu pärast, sest õnneks me ei ole ei ropud ega ka mehed. Tõsi.